Tere taas! Selles videos näitame, kuidas taluksit kasutada nutiseadmes. Kui projekt on juba arvutis üles seatud, mida me eelmistes videotes tegime, näitasime, saab kogu seda infot, koondmudelit kasutada ka nutiseadmes. Selleks näitame, kuidas laadida alla taluks BIM Viewer äpp, kas siis Google Playst Android seadmete puhul või App Store'ist iPhone'ide, iPadide puhul. Ning logime sisse ja vaatame, kuidas on rakendus üles ehitatud, kuidas seal navigeerida, millised tööriistad seal on. Ühesõnaga, kuidas seda ehitusplatsil reaalses olukorras mugavalt kasutada. Selleks on mul olemas tahvelarvuti. Näitan teile kohe tahvelarvuti ekraanilt, kuidas laadida alla rakendust taluks BIM Viewer. Sisenedes kas siis Google Playsse või App Store'i tuleb sisestada otsingusse taluks, valida taluks BIM Viewer ning laadida see tarkvara endale nutiseadmesse. Minul on ta juba laaditud, seega vajutan ma Open. Seade küsib, programm küsib sinu meiliaadressit, millega oled registreerunud ning parooli, mille ise registreerimise aeg endale valisid. Sisse logides küsib ta alati, millist projekti soovite vaadata. Taaskord on valikus Building 127, mis on taluksi näidisprojekt ning siin on meil näha ka maleva 18, mille me just eelmistes videotes üles seadsime. Klõpsates projektil võib võtta mõni hetk aega, programm laadib alla mudelid siia ka teie nutiseadmesse ning seejärel küsib teilt Select Location. Ehk et te saate valida esmalt hoone, millist hoonet te soovite vaadata ning järgmisena küsib ta, millist korrust. Nutiseadmes on üles ehitatud kogu see lahendus väga korrusepõhiselt. See on ka põhjus, miks ennem oli vaja korrused defineerida. Oletame, et me soovime vaadata esimest korrust. Klõpsates esimesel korrusel tekib meile siia juba tuttav esimese korruse arhitektuurne vaade. Ja mind huvitab, ma arvan, praegu näiteks trepikoda. Ja kui te nüüd küsite, et kuidas on mudeliga seotud, siis klõpsates mingisuguse asukohale joonisel tekib siia siuke pisikene 3D märk selle punkti kõrvale või siis ka ülevasse paremale nurka ning klõpsates 3D vaatele avaneb teile pilt sellest samast mudelist ruumiliselt. Et siin ringi vaadata. Ringi vaatamine käib väga lihtsalt. Kui te tahate pöörata kuskile poole, siis lihtsalt libistate sõrme mööda ekraani vasakule paremale. Kui tahate jalutada edasi, siis tavaline zoomimise liigutus, sõrmed ekraani peale ning natukene sõrmi laiali lükkav või siis tagurpidi jalutades sõrmi kokku liigutav liigutus tuleb teha. Kui te soovite hüpata teise ruumi, näiteks siia kõrvale veemõõdusõlme, siis lihtsalt klõpsate üleval oleval joonisel selle koha peale, kus te minna tahate ning tegelikult te näetegi, mis selles ruumis on. Kui te soovite teada saada, mis seade meil siin parasjagu nähtaval on, siis tuleb lihtsalt selle peale klõpsata ning vajutada
i-tähe peale ning saame teada, tegemist on survetõste seadmega ja süsteem on tarbeveetorustik. Ning kui sellest vaatest väljuda soovite, siis klõpsake lihtsalt siia kõrvale. Ning zoomides on võimalik liikuda erinevate ruumide vahel. Samuti on võimalik minna õue, vaadata ringi. Sisuliselt on kõik sarnane. Mudel on sarnane nagu ka desktopi arvuti vaates. Kui soovite kinni panna joonise, selle noole märgiga saab joonise kinni panna, soovite joonise avada, nool alla ja joonis on avatud. Ning sisse zoomides on taaskord võimalik liikuda. Siit silmamärgi alt saame me valida filtreid, mida me just eelmine video seadistasime arvutikeskkonnas. Meil oli ehituskonstruktsiooni ja ventilatsiooni ja küttetorustike mudel, mille me salvestasime, mille vaate me salvestasime, klõpsates selle peale, kõik muu kaob ja jääb ainult konstruktsioon ja ventilatsioonitorustikud. Ning just täpselt nii lihtne ta ongi. Kui nüüd on soov võtta mõõtusid 2D plaani pealt, siis plaanil vaadates on siin üleval 3 nupu seadmed. Klõpsates sinna peale, võimalik vaadata joonise informatsiooni, kes on joonis üles laadinud, mis on hoone nimi, mis korrus, joonise nimetus, väga lihtne informatsioon. Ning teise võimalusena võimalik võtta mõõtu, kui on näiteks tarvis, ütleme, et siin selle ruumi diagonaali mõõtu paneme esimese punkti siia nurka, laseme korraks sõrme vabaks ning tõstame järgmisse nurka. Näete, tekkis sinine joon ning tekkis ka pikkus. Ehk et väga lihtne on jooniselt mõõtu võtta. Kui soovite mõõdu ära kustutada, siis üleval joonlaua märgil on kriips peale tõmmatud, klõpsates siia peale. Kaob mõõt ära. Kui on soov taaskord minna 3D keskkonda, siis üleval 3D vaates on teil see võimalus. Klõpsates elemendi peale on võimalik elementi peita või teha ka lõige selle elemendi pinnalt. Väga sarnane olukord nagu oli ka töölaua vaates. Ja võttes kinni sellest kääride märgist, liigutades teda edasi-tagasi, on võimalik hoonest teha kas siis ristilõiget, pikilõiget või hoopis mingisugust nurga all lõiget. Nii, ja kui soovite taaskord lõike eemaldada, klõpsake kääride märgil. Ning kui soovite kogu vaate taastada, klõpsake silmamärgil ja klõpsake Entire Model. Sellega praegu mobiilirakenduse funktsioonidest kõik.